meie oleme siin Dianaga hetkel Freeflows ja tegelikult mul on olnud pikemat aega üks selline videoidee. Ja siis ma alguses mõtlesin, ma teen seda üksi, aga siis ma mõtlesin, et oleks tore kellegagi koos reaktida. Mis me teeme täna? Me reageerime hate-kommentaaridele! Ma olen teinud aastate jooksul väga palju screenshotte erinevatest hate-kommentaaridest. Ma tihtipeale kustutan need ära, ma ei reageeri nendele, et siis reageerida nüüd nendele kõigile koos. Ja ma ütlesin ka enne Dianale, et tegelikult Dianale oli ka üks hate-kommentaar. Finally, no. Nii et kui see tuleb, siis ole valmis. Give it to me, give it to me. Ja selles mõttes, et no hard feelings. Mis sa muidu arvad nagu heiteritest või? Mina ei saa üldse sellest aru, miks on üldse vaja kirjutada midagi halba. Kui sulle ei meeldi, ära vaata. Ja. Mina mõtlen, et nagu kui keegi paneb mingit kommentaari või heidib või nagu üritab solvata, siis minu jaoks nagu mis reaktsiooni sa minult nüüd ootad. Eriti kui ma ei tea näiteks inimest ja siis see inimene ei ole ka sellises valdkonnas või tal ei ole isegi õigust sellel teemal midagi öelda, siis mis reaktsiooni sa ootad, et ma oleks mingi oh my god, thank you so much, like et nüüd ma olen mingi targem ja nüüd ma tean. Nüüd ma muudan kõik endale. Exactly. Ja teine teema on see, et ma ei saa aru, kuidas, nagu miks on vaja midagi öelda. Esiteks, kui su arvamus pole keegi küsinud. Ja mind hämmastab see, et kui palju kirjutatakse ka pikki kirju. Siis ma nagu, sa võtsid terve selle aja, et kirjutada niisuguse hate-kommentaari. Et mina lihtsalt selle 0,5 sekundiga saaks panna delete. Ja. Nagu inimesel on liiga palju aega selles elus. Ja go get a job or go get a man. Job is easiest way. Ühesõnaga, need kirjad on vahepeal mingid nagu privaatsõnumid ja siis jasõnag need lähevad aastas. Kas nad on nagu YouTube või? Instagramis, YouTube'is, you name it. Okay. Nii. Mul on eraldi reaalselt kaust. No nii, let's go. See läheb aastase 2020. 5 aastat tagasi, 5. Ja see oli lihtsalt siis mulle kirjutati. Ja siis ma... Nagu sõnumitesse? Nagu sõnumitesse. Tere Maarit, küsida lubad ja siis ma ütlen, kuulan ja siis sealt tuleb. Ega sa ei solvu, kui ma su rindade kohta küsin. Siis ma panin naerusmallid ja ütlesin, et ei kujuta küll ette, mida nende kohta küsida saaks. Ja siis ta ütleb, kui suured nad on. Oh my god! Ja siis ta paneb, mina panin, mis seal vahet on? Ja siis ta paneb A, B, C, D, E, F, G, H. Lihtsalt nii. Ja siis mul panin selle emotikoni. Ja siis panin, et mis sul selle teadmisega. Ja siis ta ütleb mulle, ema oled. Kas on mingi fake account või see on nagu päris account? No ma ei tea, mingi selline. Ongi see, et tegelikult ma vist ilmselt ei oleks nagu vastanud sellistele asjadele, aga ma mäletan seda päeva. Ma olin sõbrannaga kokteilitamas. Ja kokteilid olid sees ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et nalja pärast, eks ju, vastan. Nii, aga see läheb edasi. Selle peale, et tema ütles, et ema oled, panin ma lihtsalt tagurpidi emotikonid. Ja siis ta ütleb, kui vana oled? Ma ütlen, et nii ebaviisakatele inimestele ma rohkem ei vasta. Ja siis ta paneb, ma pole ebaviisakad. Aga rämps muusikat ei kuule, ema on mõttetu tühikargajate üritus. Vanem muusika on cool. Täiesti random sõnad, ühte vandud. Ma arvan, et ta mõtleb siin, ma ei tea, miks ta hakkas seda, ema on vist nagu Eesti muusikaauhinnad, ma eeldan. Et mis see minusse puutub? Ma blokiks ära juba. Ma minu arust olen blokkinud. Aga ma ei tea. Tavaliselt ma blokin suht kohe kõik ära. Järgmine selline sama teed chatis. Millised tšikid? Ma olin su sõbrannaga koos. Siis ma panin, et me täname. Viisakas. Siis ta paneb, su sõbranna vägev, aga sa ka hea. Ja siis see emotikon, see niige. Ja siis ma panen kiitos. Ja siis ta paneb, pead ka rohkem trenni tegema. Ma ei tea, fact, et nagu, kas ta teab, kui palju ma tegelikult trenni teen? Nagu ma olin ilmselt siis selle sõbrannaga, kes on mul siis see fitness queen Arida, eks ju. Meie mõlema treeningud on täiesti erineva eesmärgiga. Aga ei lihtsalt nagu asjaski ei ole nagu selles, inimesed on nagu erinevad, vahet ei ole, ta ei tea sinu backgroundi, ta ei tea nagu, mis sa igapäevaselt teed. Nii, ja siis ma ei tea, mis ma sellele vastasin, sest mul on see screen tehtud kuidagi halvasti. Vaata, ma ei näe siit. Aga siis ta ütleb, et siis pead toitumist jälgima.
ma oleks mingi, oh my god, kas sa saaks mind aidata, nagu mul on nii vaja praegu seda, nagu can you help me please? Should we meet? Do you wanna help me with that? Ja minu järgmine mõte on see, miks keegi, kes on mitte keegi, istub, kirjutab ja arvab, et tema arvamus on nii nagu important, et ta võtabki seda julgust ja nagu, ja ta mingi, sa pead rohkem trenni tegema. Ja toitumist jälgima. Sa pead rohkem oma elu elama. Ta järgmisena kirjutaski, et ma ei tea, võib-olla tahad ka veits kasvatada lihast. No mis see sinu asi on? Gains! No jällegist mingi mehe arvamus, mis tegelikult, who cares? Oh my god. Kui ma väike olin, siis pra ikkagi pullid olid, eks ju. Nii. Enamasti mehed. Nii. It's never, nagu öeldakse, et nagu it's not all men, but it's always a man. You know? Yeah. Ja siis tal oli kogu aeg mingi teema, üks kutt sellega, et umbes, et mina ja mu üks sõbrana oleme hästi peenikesed, meil pole umbes rindu. Ja siis ma täiega kodus genereerisin, et midagi nii algselt talle vastata ühel hetkel, kui ta jälle midagi ütleb. Ja siis ma mõtlesin välja ja siis tuli täpselt, mingi paar päeva hiljem tuligi nii, et me olime kooliajas ja siis minu sõbranna käidis mööda ja siis kutt kaaris mingi pesulaud ja midagi sellist. Ja siis ma ütlesin, mis sul sellest, sa nagunii katsuda ei saa. Mic drop! I know, right? Ja ma genereerisin seda nii pikalt, ma olin mingi, oh my god. Kahju, et ma pidin sinnamaale minema, kus ma üldse pean mõtlema nagu kuidas ennast kaitsta. Jah, et inimene võiks lihtsalt mitte öelda asju, aga boundaries. Ma olen siin öelnud, et ütles, et tahad lihast kasutada. Ma ütlesin, et äkki alustad ise endast. I'm a savage. Classy, bougie, ratchet. Ja siis ta paneb mulle, et peaks hea, aga mul pole aega hetkel ja ma suht rahul endaga. Nii sa ei arva, et mina olen rahul endaga. Nagu make it make sense. Ma olen hakanud kirjutama, et inimene, kes on rahul endaga, ei pea vajalikuks teiste inimeste eluvalikuid kommenteerima. Oh my god, I was so wise. So wise. Aga see on nii true. Nagu öeldakse, et vaata tihti peale see, mida sa kommenteerid teiste puhul, häirib sinu enda puhul. Okei, mis ta siin veel kirjutab? Aga võin, vajalik ei ole, jah. Tuli lihtsalt jutuks ju. Tema ise kirjutas mulle. Just tuli lihtsalt jutuks ju. Ega ma ei tea ju, mis eesmärgil sa seal jõusaalis käid. Ma saan aru, see oli 2020 on ju. Kui see juhtuks 2025. Oi, ta juba oleks blokitud ja paika pandud ja ma olin hästi nice sellel ajal veel. Aga jaa, mingil hetkel ma lihtsalt saadaks PayPali oleks mingi, kui sa reaalselt tahad, et ma sinuga suhtleks edasi, siis nagu pay up. Enamus siin on mehed. Jätkuvalt. It's not all men, but it's always a man. See on siis tehtud siis, kui koroona hakkas. Ja ma värvisin siis seda oma mingit maali. Siis ma ei mäleta, mis ma selle stories rääkisin. Ja siis üks härra kirjutab selle peale. Kuule, räägi oma sõbranna Riidaga. Ta vähe rohkem ajudega oskan nõu anda. Oota, mille kohta? Ma ei mäleta, mul on siin mingi story tehtud, kus ma midagi paintin ja minu arust ma rääkisin äkki koroonast. Ma veits tegin nagu, mitte halvasti, aga ma tegin veits nalja või nagu selle olukorra üle, et nagu ma ei mäleta, mis seal story oli. Aga jah, et ma olen ajutõtta. Ühesõnaga jällegist ma panin mingi story Riidaga koos ja siis mingi kutt. Ma ei tea, mis me siin stories räägime, aga mingi kutt kirjutab. Ega poleks midagi katsuda ka. Hästi paljudel on minu keha nagu kuidagi takistuseks või nagu nii. Ja siis ma kirjutasin, et sul väike, et me lihtsalt ma arvan, et see on meie jätkuvalt. Ma arvan, et me olime peol ja või nagu kokteilitamas ja siis meil oli selline tuju vastata. Ja siis ta paneb, et sinu rindadest väiksemat ei saa küll olla. Ja siis ma panin talle tavai kallis. Ma ei tea, no ma ei kirjutaks, ma ei viitsiks. Või nagu ma ei tahaks seda tagasi kuidagi nagu näästilt vaata midagi öelda. Aga ma kindlasti mõtleks, et mingi ainuke asi, et mingi at least my breast is bigger than your brain. No ma kunagi mõtlesin veel välja, kui keegi hakkab minu rindade kohta midagi ütlema, eks ju. Jätkul, ma pean jälle, miks ma pean üldse sinna maale minema, kus ma pean enda kaitseks midagi arvatama, aga siis mul oli selline nagu catchphrase, et kui keegi ütleb mu rindade kohta midagi, oota, kuidas see käiski, siis ma ütlen talle niimoodi, et see on inglise keeles kõlab paremini. Okei, nii. Sa pillasid oma peenise, ma
oi, sa kaotad midagi, mida sul pole kunagi olnud. Mic drop. Ma ei tea. Aga näiteks, vaata, see on ka üks siuke olukord, kus inimesed kommenteerivad midagi sellist, mida sina ei ole oma elus valinud. Et näiteks... Nojah, samamoodi ma teen ka praegu peenise nalju, aga nagu I'm not the one who's starting. Nagu mina ei alusta seda, nemad alustavad ja ma lihtsalt nagu... Minu jaoks on see, et sorry, kui oli see järjekord, et mingi suured tissid, no mina olin kuskil seal mingi teises mina kogusin oma tantsuasju, võtsin sealt kuhjaga, vaata, et ütlen ausalt tantsijana. Mina olin selles... Kus sa olid? Kus huumorit anti? Ja just. Ja see ka comedy club industry. No minu arust ikkagi tantsijatel tegelikult sul on lihtsam, kui sul on väiksemad rinnad. Ega asi isegi ei ole selles. Asi on see, et ma saan aru, kui keegi... No tegelikult ma ei saaks sellest aru ka, aga kui keegi ütleks, ma ei tea, midagi, mida sa saad näiteks muuta või midagi, mida sa oled endast nagu pildinud või ma ei tea, kui sa õppisid süüa tegema kuidagi ja siis on mingi, ma ei tea, no something, mida sa ise oled valinud või sul on võimalus seda muuta või kuidagi paremini teha, aga kui inimesed räägivad oma kehadest või teiste kehadest, nagu sorry, ma ei ole seda valinud, nagu mul ei olnud seda konstruktorit mingi, kui ma ema mingi pellis olin, ma ei pannud seda oma enda Lego nagu kokku, ma ei pole vastanud seal testides mingi, mis ma tahan ja mis ma ei taha. Või mis sa nüüd hakkad, mingi lähed suuri tisse panema, et... No ei lähe. No exactly. Plus mu kehakujule ja ma arvan, ei sobiks. Aga ma ütleks, et see kogu kehavärk oli rohkem seal nagu minevikus. Ja siis nüüd hakkasid tulema mingid teistsugused kommentaarid. Eriti sellised, mis on nüüd järgmine. See on tulnud siis meie podcasti alla. Maarik, kuidas sa saad ennast üldse naiseks nimetada? Sul pole isegi meest. Mis ajast nais defineerib mees kõrval? Ehk siis, kui mul ei ole meest kõrval, siis ma ei ole mingi naine või? Kas me vahestupidi ei saa öelda ka I'm sorry, we are giving you like naine nagu annab last ja meie paneme neid inimesi, nagu kui naist ei ole, siis meest ka ei ole, nagu vahet vastupidi ei saaks olla või? Kas sa oled tähele pannud, et see on nüüd inglise keeles, et kui vaata on mingi Dear Mrs. Et siis naise poole pöördutakse alati selle järgi, et nagu, et kas on Mrs, Miss või proua abielus. Aga meest on alati Mr. Ehk siis naisi defineerib alati see, mis on tema suhtestaatus. Kas sa oled sellele? Ja ma mäletan, ma kunagi nägin seda. Tõesti haige. Ja oled näinud, et Vogue ütles, et having a boyfriend is embarrassing. Miks? It's embarrassing. To have a boyfriend? Jaa, sul on või? Boyfriend? Ei. I wish et oleks. I'm still single. I'm ready to mingle. Siis ma pean pärast kuulama Juicy. I'm single and I'm funny. I'm talented. I know how to cook scrambled eggs. Pancakes. I know how to dance. Kas teavad, et praegu endale tutvumiskuulutust? Ja, mulle meeldivad lilled. Sunflowers are my favorite flowers. And if you want my address, just send me some flowers. Text me. Ma miskipärast arvan, et see järgnevad mingid kommentaarid on ühe inimese poolt. Aga no, ühesõnaga vaatame. Need tulevad ilmselt läbi isegi. Ütlen korra siia ära, et need kommentaarid on ju terve, ma ei tea kui kaua. Et ma olen kindlasti mõnest nagu rääkinud kunagi oma vlogis, aga ma mõtlesin, ma panen ikkagi siia kõik kokku, sest võib-olla palju ei ole oma vloga näinud. Kui ma tegin Ariana Grandet, siis ma panin nagu selleks nagu pealkirjaks. Kes see Ariana Grande tellis? Oli tore. Siis panin Beaches Reaction. Ja siis keegi kommenteerib Ariana Grande from Wish. Yeah. Tead, see nagu, see on isegi funny. This is funny. Aga siis ma olin mingi, bitch. This is funny. At least Wish, not mingi AliExpress või mingi Shein. Tegelikult see on suht sama. Jaa, aga ma ei tea, no see Wish on natuke luksuslikum out of. No ma ei tea. See sama Kiisuke, selle YouTube'i kasutajani meile Kiisuke, kes kirjutas seda mehe asja. Ja siis ta kirjutab, miks sa näed nii krõva välja? Pole ime, et ükski mees sind ei taha.
ma ei tea, mis on krõva üldse. Ma ei tea. Ta vist tahtis öelda krõhva. Nii. See kiisuke. Strikes again. Maarit ei suuda endale meest leida, kuna tal miiniväli näos ja kiilaneb. Ma ei taha, nagu, kas me võime teda selle mingi Pussy Power'ist nagu välja visata? Ja, no ma arvan, et see on üldse mees. Kiisuke. Samas ma ei tea. My acne is gone. Mul vaata eelmedel oli, see helistasid mulle. Jaa. Aga jällegi, akne on ka siuke asi, mida nagu, siin on... See on nii fucked up haigus, et nagu you can't do anything about it. Minu aeg nagu elus, vaata, kui inimene sünnib, siis vaata, meil aeg läheb edasi, asjad muutuvad, õhkkond muutub. See on nii palju asju, mille peale meie kehad võivad reageerida ja vahepeal me ei tea isegi, miks meie keha reageerib nii moodi või teistmoodi. Ja nagu see on jällegi siuke protsess, mida vahepeal ei saa nagu kontrollida ja Maarit on vähemalt see, kes nagu jälgib ja üritab aru saada, miks tal on see juhtunud ja ta tegeleb sellega. Mõni inimene on lihtsalt beautiful, no. Ja siis ta ütleb, vaata, et ma kiilanen, aga mul on pikendused nüüd, nii et... Ma usun, et Karmen is a fucking bitch. Ja ei. Ma ei tea, see kiisuka ei ole... Tal oli seal minu podcasti Eural oli palju öelda, aga ta vist ei rohkem ei ole. Vaata YouTube'ist ei saa blokkida, jah. On ausalt ise kiilanes ja siis praegu mingi istub kuskil koopas. Nii tahaks kunagi näha neid inimesi nagu päris elus. Kas nad julgeksid päris elus mulle ka öelda selliseid asju? Ma pean sulle seda pilti näitama. No, kui ma loen kommentaari, ma näitan sulle seda pilti. Ma panen selle pildiga siia. Ütleb mulle, Kalja, kui sa nii paljastavat kleiti kannad, siis võta kaalust alla, kuna su peki laine paistab külje pealt. Et mina võtan kaalust alla. Oled valmis? Jaa. Lihtsalt mind paneb imestama see, et nagu ükskõik kui skinny sa ei ole, kui sa oled nagu küljega nii, siis sul tekib siia nagu see... I'm sorry, mul ei ole rasva, mul ei ole kuskilt midagi kaotada, ma olen mingi alakaalus. Ühesõnaga, siis ma kujutan ette, kui oleks inimene, kellel oleks nagu näiteks toitumishäire, siis ta oleks selle kommentaari peale mingi oh my god, aga kuna ma olen lihtsalt nagu, ma tean, et ma olen niigi alakaalus ja... Nagu nii palju inimesi, ma arvan, on nii kadedad, et Maarit saab süüa šoksi ja mingi hästi palju... Mäkk ja kõike. Jaa. Võib-olla ta on ikkagi naine täiesti. Mis sa pead mingi invisible olema või? Nii, oled valmis. See tuli ka meie podcasti kunagi. Ma küll ei jaksa kuulata tulevaste Karenite podcasti, kuid mul on vasakpoolsele tumedapealisele tibule nõuanne meeste suhtes. Kullakene, linnukene. Meile meestele ei lähe peale latekspükstest tibud, lihtsalt see on nii unattractive. Also, kui tahad meest kauem kui üks öö enda juures hoida, siis õpi mehe seda kuulama ja koristama ning süüa tegema mehe jaoks. Sest minu riist mehena ei tõuse selle peale, kui naine on iseseiseb ja nii edasi. Vaid minu riist funktsioneerib selle peale, kui naine on kuulekas ja lojaalne ning teab oma kohta mehe kõrval. Oota, kas sa praegu ütles, et tal tuuseb selle peale, et sa mingi teed süüa ja mingi koristad ja siis pärast õhtul mingi vaatab porri ja kõik mingi need mingi beautiful mingi schoolgirls, kelle on mingid suured tissid ja mingi... Aga aplaus sellele, et sul vähemalt tuuseb. Kas me võime 21. sajandis juba aru saada, et naine ei pea koristama, süüa tegema ja mis kolmas oli, whatever? Whatever, jah. Ja. Ja latekspüks ma ei tohi kanda. See ei ole erutav. Aga kas sadamasa ei ole lateks? On. Äkki tal on king? Jah. Let her live her life. Exactly. Kui mees ja naine, nagu see on see, et naine tahab nagu hoolitseda mehe eest ja nagu that's why see kõik nagu toimub orgaaniliselt, mitte see, et nüüd sa pead mingi seda tegema. Reklaamipaus! Nimelt Preemia saatis jäätise. Thank you so much! Nii et teeme siia video vahel ühe jäätise testiga. Millest me alustame? Meil on siin 3 maitset. Soolakaramell. Lähme sellega, mida me tavaliselt oleme proovinud. Nii, soolakaramell, vanillikoorejäätis, soolakaramell täisega. No ilus näeb välja. Väga ilus. Nii. Nii. I like this. I like this. Ise jäätis on väga hea. Ma just tahaks ka öelda, et see vanillijäätis on nii maitsev. Ma pole tahaks rohkem karamelli. Tükid. Tükid. Natuke on. Minu arust on täpselt paras. Ja, aga ma ei ütleks, et see on soolakaramell. Võib-olla karamell. Aga ma tahaks kuidagi...
Something more. Jaa. I want more. oi, aga see aga oli nii see hea. on väga maitsev tõesti, vau. Jaa. See jäätis on... kas me paneme hindeid ka? Jaa. ma panen vist 9. ma panen 8. Ma panen äkki sellepärast, et ma ei ole ammu seda Eesti jäätist söönud. Siis ma panen 9, aga ma tahaks seda soola ka veits tunda. Siis oleks 10. Jaa. Jaa. Või kui seda oleks nagu rohkem. Jaa. Karamelli. Ta võiks natuke... Kas või seal peal võiks olla rohkem? Jaa. Jaa. Ma oleks see, kes sööks ainult siid, vaata. Kus see karamell oleks. Jaa, see on väga hea. See oli väga hea. Nice. Kiidame heaks. Nii, kas teeme järgmisena mustika või? Beautiful. Sama vibe on. See on nagu väike hapukus ja magustus kokku. Ma tahan selle moosi pannud täiega 10-sse. Aga again, ma tahaks rohkem seda. Mul on siin nagu parem. Siin on mul väga fine. Ma vist olen see, kes paneb vaata neid lisandeid, nagu see oleks põhi. Moos pudruga. Jaa. See saab 9 minu poolt. Minu poolt võib-olla 8. Võib-olla see meeldis suht rohkem, aga väga strong vastane. Ma panen 8. Minu meelest neid mustikasju on tihti nagu raske teha, nii et ta maitseb nagu mustika moodi. Jaa, Sellepärast see on nagu... true. Siin on mul vaata. Ilus. Nice. Vot, siin on palju vähem. No nii. Oh my god. Granaator. Meil ei ole mitte kunagi olnud granaator jätist esitada. Või noh, It's our first one. Tavaliselt öeldakse ette. Sul on see efekt, jah? Jaa. Ilus oleks ette. Jaa. Oh my god, ma isegi ei kujuta ette, kuidas see maitse oleks. Kas see oli moos või? Granaatõuna moos või? Ma võtta maitseb nagu... Täidis. Ta maitseb nagu barbariss. Vau, nii hea. Jaa. Barbarissi komm. Jaa. Aga mis on barbariss? See ei ole barbariss. Või nagu... Barbarissi komm, aga mis see nagu... Aga mis see barbariss on? Kas see on mingi berry või... Kuule, see on väga hea. See on väga hea. Kukerpuu. Kas me võime pilti teha? Kukerpuu ehk barbarissi marju. Barbarissi maitse. Niisugused mingid marjad. Aga ta näeb veits nagu granaatuna silmad välja. Ei või? Jaa. Ma ei tea. Nagu see on hea, aga... Minu meelest ei ole granaatõuna maitsega. On. On. Mulle see meeldib rohkem kui mustika oma. Mulle meeldis mustika. Mulle vist mustika meeldis. Oh, whatever siis. Aga ma ikka tahan seda. Aga... See jäätis on nii hea maitsega. Aga ta on mul samal pulgal, ma arvan. Ehk siis ma arvan, ma paneks sellele ka 8. Ma panen 7. Ma panen 9. Wow. No valige siis oma... Preemia. Jaa, preemia. Never stop impressing us. See on minu lemmik. Okei, see on minu lemmik. And never stop spoiling us. Oota, aga mis sinu lemmik oli? See. Või see. Minu lemmik on soolal. Aga nüüd ma saan aru, et see on päris magus. Aga samas sa ei peagi tervet tünni Jah, täpselt. Kuigi see on minu arust ideaalne tünn. Siuke üks film, üks tünn. Teate, ma olen granaatõuna vibe'il. Siis meil kõigil on oma lemmik. Jaa, oota, ma tahan proovida seda veel. Ehk siis kõik on väga head. Kõik on väga head. Juu! Reklaamipaus on läbi. Thank you! Siis see kommentaar oli avalik kommentaar, nagu selles mõttes, nagu, mis on minu kanalil. Kui me käisime TV3-s aasta lõpu saates ja me tantsisime minu arust selle Ingmariga. Ja meil olid need mingid satsikleidid ja asjad Oota, millal see oli? See oli 2022, või noh, 21 lõpp, 22. Nii, ja siis sinna oli kirjutanud üks Merike alla kommentaari. Issa ristike, koristage need aluspesus väänlejad ära. Näevad välja, nagu oleks kuskilt, ma eeldan, litsimajast lehku pannud. Mage. Kui ma näen seda inimest, kes siukseid kommentaare nagu paneb, et nad on veel selles eelmises elus, neil on oma visioon, oma mõttemaailm, oma
omad siuksed nagu standardid, mille järgi nad on terve elu elanud, mis on täiesti fine. Aga selline generatsioon, Nad ei oska. Nad peavad aru saama, et elu läheb edasi, aeg muutub. Sa ei pea supportima mingeid muutusi, aga ära ürita oma seda truth mulle nagu peale panna. Ära ürita tõestada, et sinu visioon, eluvisioon on õige ja minu oma vale. Siis kui tema oli noor, raudselt ei olnud siukseid kostüüme või siukseid asju, mis meil on praegu. Elu on teine praegu. Aga see, tead, need kostüümid ei olnud isegi paljastavad. Ilmselt oli see, et ta tahtis kunagi olla tantsijast, ei saanud ja siis ta nüüd on ka ta kõigi inimeste peale, kes saavad tantsida. Ma ei kujuta seda ette, et mina läheks kuskile mingi kirjutaks. Sest et me oleme oma eluga rahul. Ja vaata, need inimesed ei ole oma eluga rahul. Ja see on ka, et kui sa ei ole oma eluga rahul, siis hakka tegelema sellega. Nagu mõtle välja endale midagi, kuidas sa saaksid ennast rohkem nagu rühmsaks teha ja tegele endaga. Miks on vaja hakata mingi teiste elu sees mingi, ma ei tea, oma arvamust avaldama. Ühesõnaga, nii, järgmine kommentaar tuli minna tantsuvideo peale, see tuli vene keeles. Davai. Bože moj, kakoi uužas. See tähendab siis minu arust, jumal kui jõudne või? Jaa. Okei. Спасибо, так приятно. До свидания. Очень было важно ваше мнение. Mis see tähendab? Ma ütlesin, nii meeldib, et väga oli oluline teie arvamus. Siis on, ma arvan, et see on mingi sama inimene. Maarit, kas pole mitte masendav, et sa 25, see oli siis, kui ma olin 25, ja üksik. Homme armastuse päev ja sul pole kedagi, kes sind armastaks. Mitte ükski mees sind endale ei võtta. Ja siis naerus meeldib. Mis ajast ma nagu, et meil peab olema keegi meie kõrval. Jah, oluline on nagu, või nagu inimesele on vaja teine inimene, aga still ma ei taha mõelda seda, et minu armastus enda vastu sõltub, kas keegi teine mind ka armastab. No mina olen üldse siin praegu sellisel journey'l, kus ma tunnen, et minu elus ei ole kohta kellegi teise jaoks peale minu. Ja siis mul on tunne, et see inimene arvas, et see on minu nõrkus, see, et mul ei ole kedagi. Aga vastupidi, see on minu tugevus, et mul ei ole mitte kedagi. Ja ta arvab, et oh my god, ma saan nüüd Maaritile veel halvemini öelda, aga nagu I don't care, sest nagu see ei ole minu weak spot. Right things are happening on the right time. No ta tegelikult oli nii, et ta kirjutas mulle minu arust, kas ei olnud, et 13. veebruar, päev enne Valentinipäev kirjutas selle, ja siis 15. veebruar kirjutas mulle mingi jõusaali story peale. Ja ikka sa oled üksik, kas pole masendav olla üksik? Siis mul on tunnet nagu, oh my god. Oleks mingi do you wanna be my boyfriend? Kus juures, minu arust siin mingi niuke tuleb, kus ma midagi, kui ma hakkasin autokooli tegema, siis panin selle story, et ta soovitage autokoole, eks ju. Ja siis ma ei tea, mis ta pani sellele, ma ei tea, mis ta pani vastuseks, et mingi, sa ei oska nagu, et mida sa sinna ronid, sa ei oska sõita või midagi sellist ta pani, eks ju. Ja siis ma vastasin selle peale, et musi, miks nii kuri? Ja siis ta pani, sa ju nii saamatu, sa ei saa autokooliga hakkama. Ja siis ma ütlesin, et miks sa nii arvad, räägi minuga. That's the best way, nagu minu arust. Talk to me. Minu arust nagu siuksed asjad, kus sa nagu... Talk to me, what's wrong? Ja siis ta vastab selle peale, sa pole isegi suhtes kunagi olnud, sa ei oska midagi. Ja siis vaata, ma olin selline veits, pääseva küsima, selline tegin nalja, ütlesin, kas suhtes olles saabki lõpuks autoga õppima sõita? Sa oled lifesaver, kohe otsin mehe, sa ise vallaline. Tark mees. See on cool. This kind of reactions I fucking support. No ta ütleb selle peale, et ma pole mees, kasutaja nimi lamp kirjut mingi mis ennast. Sa ei tundu keegi, kes saaks autokoolis hakkama, kui isegi suhtes ei suuda olla. Ja siis ma ütlesin, et aga äkki jagad nippe, kuidas suhtes olla. Tahan eksperdi nõu kuulda. Ja siis ta paneb õppi imema ja vaata silma talle samal ajal. Kas me saime nüüd praegu mingi perfect relationshipi secreted lahti? Ja, nüüd me saame aru. Aga siis ma panin talle kõik või? Nagu... I mean, that wasn't big to the list, so... Ei, ta ütleb selle peale. Siis ma panen, seda ma juba ju teen. Peab ju veel nippe olema. Nagu... That's a good one. Ühesõnaga, siis ta paneb mingi
nii nüüd natukene koledasti paneb, et rim job sel juhul sinu puhul ja ära unusta silma vaadata. Mis on rim job? Täpselt nii rikkumata ma olengi. See on ilmselt midagi väga nästit. No, ühesõnaga, ja selle peale Google. Ja siis ma panin selle peale, et yes, boss, thank you, master, kutsun siis pulma ka. This is funny. Päris hästi vastasin. Nope. Sa lähed tegelikult edasi veel. Ta ikka viitsib oma aega reisata. Aga kas sa arvad nagu, et need inimesed, nad saavad... Nad saavad mingit rahuldust sellest või nagu peab olema see mingi, oh my god, nii hea tunne. Sest nagu, ma mäletan, et see oli vist kuidagi nii, et ma vastasin ära ja siis mingi mitu tundi hiljem ta kirjutas mulle uuesti. Siis ma olen nagu, oh my god, Diana hakkab nüüd sööma. Jaa. Hungry. Sa pead leppima teadmisega, et sa ei abiellu kunagi, kuna sa ei ole wife material. Sa ei ole tahetud. Issand, mis ta panib sulle mingit raukaarte vahepeal või? Ei tea. Kas pole masendav, et me kõik oleme suhtes õnnelikud ja sina ei suuda isegi suhet alustada? Mul on tunne, et vaata, see on sama inimene vist. Et jälle tal on see mingi, et minul ei ole suhet olnud, et mingi üks heiter mul on. Kui see heiter peaks seda kunagi vaatama siin, siis palun, kirjuta mulle, lepime kokku, saame kokku, lähme kohvitama, ma teen see välja sulle. Räägime, miks sa oma vastu nii ajal oled? I wanna know you. Ühesõnaga, lähme edasi. Nii, siis mul üks esinemine, mille peale, nagu ma panin story'st, nagu story esinemisest ja selle peale pani üks vend. Mis asi see veel on? Rõve. Thank you, baby. Thank you. Mul oli siis selline olukord, et kas see oli see aasta või? Ei olnud. See oli 2022. Okay. Üldse, me oleme 2022 veel. Siin ei ole palju enam jäänud. Seal on lihtsalt kunagi rohkem. Võib-olla inimesed enam ei heidivad nii palju või heidivad lihtsalt salaja. Ma ei tea. Ühesõnaga, ma kirjutasin sellele, ta küsis, mis ma tegelen, mis ma teen ja siis ma ütlesin, ma teen YouTube'i. Ja siis ta pani, et subscribe'isin. Siis ma panin, et tubli. Nii. Ja siis ta kirjutab mulle paar tundi hiljem. Tegelikult valetasin mõttetud videod. Seda on vaja kirjutada mulle, siis ma ütlesin, et mis sul viga on. Oh my god, such a liar, such a bad boy. Ja nagu, et miks sa pead... Okei, nii, siis küsisingi, et mis sul viga on, ja siis ta ütleb, et olen halb inimene vist. Ja siis I'm sorry. Do you want me to punish you? Ma veits olen nagu, ma ei ole passive-aggressive, aga nagu ühel hetkel ka minu piir jookseb ja ma ütlen halvasti vastu. Sa ei tule ütlema mulle selliseid asju. Ja siis ma panin talle lihtsalt, et kloun oled. Ja siis ta paneb, seda võib-olla ka, aga sa arvad, et sina pole oma videotega. Ma ei mäleta, et sa kunagi selle klouni parukat kandsid, nii et... Ühesõnaga, siis ta veel seal midagi, et midagi räägib ja siis ta ütleb, et lollid vaatavad ja neid saab raha ära võtta. Siis ma olen ka nagu, et sa kutsud minu vaatajaid lolliks või? Ja ma panin lihtsalt, et minu vaatajaskond küll lollid pole. Eks ju, ma võitlen teie eest, teie nimel. Ja siis ta ütleb, kus tead? Tark inimene ei vaata teise tavalise eestlase vlogi. Enamus inimesi vaatab. Sorry, kas tegid statistikat kuskil või? Ongi Statistikamet. Kui räägid, siis ära tõmble ja näitle kogu aeg. Kas sa nii räägid teistega ka? Kuule, ma arvan, ära tõmble. Kus juures, kui ma kunagi alustasin YouTube'iga, siis ma mäletan, et ma olin vist teinud paar kuud seda ja siis Basiilikus tuli üks püsikas sinna letti ja siis ta oli mingi, et ma räägin, et sa hakkasid videoasju tegema. Ja siis ma olin mingi, jaa, nagu meesterahvas, ma ei tea, 40 meesterahvas. Ja siis ta oli mingi, jaa, ei, muidu väga äge. Lihtsalt võib-olla, et ära näitle nii palju, et kuidagi nagu tüki tunne, et sa näitled nagu kaamera ees või nii. Siis ma olen nagu, et inimesed, kes mind teavad, et ma räägin ja teen asju täpselt nii, et ma ei pane midagi üle, ma ei ole mingi, vaid ma päris elus ka olen hästi, mis nagu ekspressiivne. Ja siis ma olen nagu, et oh my god, I'm the worst actress nagu ever. Ma ei oska näidelda absoluutselt nagu, kui ma näitleks, siis see oleks kõik väga cringe. Ehk siis nagu and the Oscar goes to ja. Ühesõnaga jah, et ma ei tõmble. Või tõmblen või? Ma ei tõmble. Ühesõnaga, siis tuletame korra meelde. Mul oli ju tegelikult siin ju üks inimene, kes kirjutas mulle meili. Pealkirjaks oli siis 27-aastane lastetu ja mitte abielus naine. Häbiväärne. Ja siis kirjas oli, Maarit, sa oled ühiskondlik kahjulik naine. Mehed tahavad nooremaid ja tihedamaid naisi, mitte 27-aastast õdapüksikummiga naist, kes klubides endiselt õõrutamas käib. Häbi sulle.
ai. Minu jaoks on see, et vaata, kui sa jagad avalikult oma mõtteid mingi suhete kohta, ma arvan, et inimestel tekib tunne, et nad peavad, või et nagu nad kuidagi aitavad sind oma arvamusega, et sul ei ole mees mingi selle või selle pärast. Aga nagu see, et sa avad oma arvamust nagu suhete teemal, ei tähenda seda, et sa tegelikult küsid nõu kellegilt. Miisu, lähme teidile. Kes? Seesama. Miisu, lähme teidile. Pealkiri. Ja siis ta paneb, joo, ma oleks nõus su kondise Peppu teidile viima. So hit me up ja lepib aja kokku. Ehk siis ma ei vastanud talle, sest et nagu ju. Ja siis ta nüüd on mingi, aga lähme teidile hoopis, ma viin su kondise Peppu. No ma fine, ma viin. Aitäh sulle. Aitäh, you're out of my life. ma ei tea, see on nagu... Siin tuli veel üks YouTube üks kommentaar, et räägin meeste eest, nad ei vaataks sinusuguse plikatirtsu poolegi. Lol. Sorry, meil on mingi esindaja või? Tahaks näha siis, kes on mingi kõikide meeste esindaja on. Kes see on? Ätsvv või? Sina tahaks pilti näha. No vot, vaata, ega need on ju kõik ilma piltidelt inimesed. Ilmselt ta on nii ilus, et nagu noh. Et jah, keegi pani, kas sa oled nõid? Ja. Jaa. Sa veel küsid. Avogad. Avogedara. Expecto patronum. Nii, siis ma tuli YouTube'i kommentaar. What's wrong with you? But honestly, I don't care at all. Mingi ise küsis, ise vastas või? Jah. Mis sul viga on? Aga tegelikult mind ei kotib. Aga ta võttis selle aja, et seda kommentaari kirjutada. See on kirjutatud AC/DC kontserti peale. Saad aru? Käisin AC/DC kontsertil ja kirjutab Ulme, kuidas sa oled lasteta ja mitte abielus ühiskondlik häbiväärne element. Meedi tahasin. See on ilmselt sama inimene. Aga ma käisin AC/DC kontsertil. Kus see siia asjasse puutub? Ühesõnaga, nii siit tuleb kuskilt nüüd sinu heit kommentaar ka. Oled sa valmis? Keegi paneb, et issand, mis nägu sul on. See on minu kohta veel. Give it to me, give it to me! See oli jäätsi video peale. Nii. See ongi kuule. Ei kannata vaadata, see Diana kisa kohutab. Kisa? Kes kirjas? Pane mu kisa äratuseks, palun. Oota, salvestame selle, siis saate... Davai. Ai jah, oota ja vist ega rohkem vist ei olegi. No siin on üks sauna kommentaar ka, aga sellest ma räägin ühes vlogis. Mille tõttu ma ka tegin mõned otsused siin elus, millest ma kohe Diana räägin. Okay. Aga ühesõnaga, ei olnud kõige hullemad. Vaata, kuna sina julged ja tunned ennast mugavalt oma elust rääkida, siis inimestel tekib võib-olla rohkem see vabadus midagi kommenteerida ja oma arvamust avaldada, sest näiteks, mina ei räägi nii avalikult oma päris elust või keegi teine võib-olla ei räägi nii palju ja sellepärast ei olegi inimestel seda accessi, et midagi kommenteerida nii-öelda. Ma tahan, et inimesed saaksid aru, et kõik ei ole sina, mina või keegi, kes üritab ja oskab mingisuguste asjade peale reflektida ja võtta vastu mingeid siukseid rünnakuid in a healthy way. Et on olemas nagu inimest, igalühel on olemas ka mingid piirid ja sa kunagi tegelikult ei tea, kuidas sinu nagu sõnad võivad mõjutada kedagi teist. Ma arvan, et me kunagi ei saa heiteritest lahti. What doesn't kill us makes us stronger. Mõelge mitu korda enne, kui te midagi... Ärge raisakam aega, sest mina teen niimoodi. Delete. Ja siis see kommentaar. Ta raiskas oma aja, kirjutas selle ära. Ja siis ei jäänud sinna üles, sest ma kutsin üle selle. Ma ei saa aru, kui palju inimestel on aega. Ei tea. Et nagu jälgida ja vaadata. Reaalselt minu jaoks on nišk, sest mina vaatan meie jätse videosid. Ja kui ma vaatan neid, ma olen mingi okei, davai, 230 minutit läks. Need on nagu ainukest asjad, mille peale ma pühendan oma aega. Nagu kui ma vaatan mingid videosid, hästi harva ma vaatan kellelgi mingi blogisid, nagu mega harva. Aga kui kellelgi on nagu aega vaadata mingit sugust show'd ja siis pärast veel ekstra kommentaari kirjutada,
välja mõelda kommentaare, mõelda selle peale, mõelda, kui palju see nagu ründas sind ja sa oled nagu mingi kogu see typing, oh my god, exhausting. Okei, ühesõnaga, oli tore. Thank you. Mis teie heiteritest arvate ja kui sa oled ise heiter, siis kommenteeri siis palun. Ja. Sest me tahame volkaks teha. Bye! Bye!